täna on siis 20. mai, kell on 9:30. ja meie lähme Oliveriga Pärnu, nii et Joanna läheb vetsu, esimene peatus. Oleme kuskil täpselt ei teagi Nurme kandis Pärnu lähedal. Edasi lähme siit juba Valgeranda ja ilm on päris okei. Panin täna isegi lühkarid jalga, aga ei ole nii soe kui võiks olla. Nagu ikka, või siis on liiga soe. me jõudsime Valgeranda. Very beautiful, very beautiful. Kuidas kommenteerid? Oliver nägi just ussi. Ma enam ei julge rääkidagi selle. Rõve. Kardab, et tuleb uuesti. Ma arvan, ta jälitab meid praegu. Loomulikult, kui kuuled sõna Valgerand, siis mõtled nagu millestki nagu üliilusast. Ja valgest rannast taga, ütleme, et on... Aga kiire kokkuvõte teile, milline see siis päriselt välja näeb. Looni tellutama. Looni tellutama hakkame kohati, kui siis looni tellutama landa. Räägi mulle, mis sa siis teed? Panen praegu põhimõtteliselt propelleri peale. Siis need propellerid hakkavad niimoodi ringi ratas käima. Nagu Karlsson. Ja põhimõtteliselt juba sõjab, kuidas juba. No mul muidugi paar need läksid katki, aga need mis siis märe. Sõitsin vastu seina kogemata, kuidas juba ei näinud, et sein on ees. Lilla. Ammuisa. Aitaks, aga ei teki. Võiti kava. Kuidas on? Ma ei tea, ma näen praegu rõdu. No nii, vaatame. Las minibaris ka midagi on. Tühi. Tühjus. Ma ütlen soomlased, noh. Oota, aga siis saab vaadata üle ka, kas kasutada stappi. Wow. Ja oi, kas me saame pärast võtta koju rätiku? Me saame pärast koju omale uue voodikatte ja kaks uut patti. Igatahes, miks me Pärnusse üldse tulime, oli tegelikult see, et meil sai Oliveriga nüüd 1,5 aastat ametlikult koos oldud. Teame natuke kauem, aga me siis nagu nii-öelda suhtes oleme olnud siis 1,5 aastat. Täpselt nii. Nii et thumbs up everybody. Yes, ja nüüd me läheme ratastega sõitma ja siis me läheme juba kuidas linna peale lällama, vaatame, mis kohalikud meile pakuvad, mis on siin huvitavat linnas. Ühte me nägime, siin oli Joanna pubi. See asub siin samas all, aga sinna me läheme hiljem ja seda me näitame teile ka, sest Joanna pubi on väga eksklusiivne. Yeah. Good job. Good job.
me lähme Stefanisse, vaatame, äkki saab süüa ka, äkki antakse. Käisime saunas ja käisime spaas ja nüüd, kuidas juba lähme naudime linnapõlusid ja mõnusid. Ülirets ilma on ikka, ilmaga on ikka räigelt vedanud. Täpselt nii. Võimas. Jõuline. Stefanis oli järjekord, mis väga nagu ei imesta. Ei pane meid imestama, tähendab. Nii et nüüd me oleme söögikoha otsingul. Nii et kui teil on häid kohti, mida soovitada söögikohaks Pärnus, siis järgmiseks korraks saadke teada. Täpselt nii. Ühesõnaga me leidsime nüüd koha nimega Villemi pubi. Vana hea. Sweet Roses. Sweet Roses. Mis Roses? On selle koha nimi? Sa arvad, kas me saame täna süüa või? Ma arvan, et me saame süüa alles siis, kui me homme Tallinnasse jõuame ja... Siis tundub, et Pärnus oli ühtegi kohta, kus süüa. Mis see keps näitab? Näita korra kepsu. Toiduni. Mis sisse? Ahah, me oleme söögi lähedal. Close. But yet so far. Romantiline õhtusöök. Nam. Ja need on läinud juustupallid. On hea või? Täitsa okei on. No nii, me tulime siia võtu peale päikeseloojangut nautima. Jess, päev on olnud pikk, aga tore. Seda küll. Tegime nii palju, me olime nii aktiivsed, et ma arvan, et nüüd ei pea nädal aega enam midagi tegema ja saab ühe koha peal istuda. Homme veel parem päev. Homme lähme kolame ka ringi natukene, teeme mingisuguseid värke ja eks siis nähale. No nii, nüüd ma jäin vahele. Joanna on ka siin, nagu te näete. Ma just rääkisin, kui super ilm täna oli ja kui super päev. 1,5 aastat. Tere hommikust, Pärnu! Jee! Okay. Nii, päev 2 ja tänane plaan on siis number 1 tulime siia lebotama. Mis see koht on? Pärnu Vallikäär. Vallikääru. Ja siis me lähme automuuseumisse ja siis me plaaniks kuskil longboardiga sõita, aga ma ei kujuta ette, kas me nagu leiame mingit kohta, kus sõita, kus oleks ilus samaaegselt. Nii et ja siis Tallinna tagasi ja mõnus tuul. Yo, taking the sun and Tanel Padar in Pärnu Vallikäär. Kaar. Jõuline. Mõinsa. Tahan naisega ilusat aega veeta Pärnus, aga ei saa. Ma ei saa siis ema, et Oliver juba siin harjub, et ma räägin oma emaga liiga kaua. Tavai, tervitan Oliveri. Ja tervitan vastu. Tervitab vastu ka, jah. Kunagi ta meil. Tšauki, tšau. Hea tütar. Päikeseratas. Just vaatasime siin seal kodu, et on ilusad kodud. Yeah. Ja mõtlesime, et miks mitte tulla Pärnu elama, kui on tõesti raha nii palju ja pole midagi muud teha sellega, siis osta Pärnu Vallikääru äärde üks ilus maja ja nautida ilusat ilma. Jah, nii et inimesed, kes on meile pulma kutsutud, siis rahafondiks on siis selline ilus. Kui te mõtlesite kinkida selle summa, mis te mõtlesite kinkida, korrutage see umbes 5-ga. Täpselt nii. No nii, jõudsime automuuseumisse Pärnu maakonda.
Oliveri lemmikautod kõik koos ja vaade on ilus, pole selliseid autosid varem näinudki, aga ütleme nii, et mul töölt helistatakse. Et talle töölt helistatakse. Või siis ma võtan vastu. Võta vastu muidugi. Jaa, hallo. Nii, selle autoga. Kes võis sõita? Sellega võisid sõita ainult ametiasutused ja eraisikud ei tohtinud sellega sõita. Ehk siis, jah. Kas sinna saab asju ka minna sisse? Ja see on kusjuures kaubik. Jõuline. See on nimelik lõhn. Keegi lasi peeru vist. Oliver. Ja tegemist on siis invasõidukiga. Siia mina kusjuures parkisin üks päev siis Kumu ette oma auto ja panin Inva kohale sellepärast, et ei olnud kohti ja kus ikka pargid, kui siis Inva kohale. Ja sain trahvi. Aga ka siin on olemas oma invasõiduk minu selja taga. Võid selle soetada? Ma võin endale põhimõtteliselt selle soetada. See on ametlikult Inva. Ja siis ma ametlikult invaliid. Help is on the way, medic, please help. Kuidas juba sokker? Siin me siis käisime automuuseum. Ülikõva. Epik. Like, how can she be allowed to live with this guy? Saad aru, mega äge oli. Mega. Ma arvasin kinni kui... Kus? Sinu alla. Mis paned oma varvas sinna all? See oli veel nagu mingi närv, vaata. Okei, närv oli seal all või? Noob.